Tere hommikust, head saarlased, saarlaste sõbrad. Kõik, kes siin on kindlasti meresõbrad. Minu nimi on Jüri Sakkeus. Ülesanne tänasel päeval korda pidada. Ja selle õiguse olen ära teeninud sellega, et on olnud suur au ja võimalus olla abiks viimased 3 aastat Saaremaa väikelaevaehituse klastri ja kompetentsikeskuse strateegia küsimustes. Aga kõigepealt pidulik osa, et täna meil ju tegemist mõnes mõttes juubeliga. Visioonikonverents on nüüd 5. kord juba. Ja selle eest tuleb tänada Kuressaare kolledžit. Kolledži paraku on praegu siin kodus üleval pool juhatamas kolledži nõukogu Anne Kerbergist on jutt. Aga me saame teha suure aplausi Anni Hardikaisele, kes on olnud algusest peale selle hing ja peakorraldaja ja ilmselt ilma kelle Saare naise südikuseta ei oleks ka klaster ega kompetentsikeskus sellises heas seisus, nagu nad on täna. Visioonikonverentsid on olnud selline sündmus või üritus, kus väikelaevaehituse sellistesse erutavamatesse teemadesse on kaasatud laiem ring inimesi kaasa mõtlema, ideid pakkuma. Ja läbi aegade on siin käsitletud teemasid nagu koolitus, hariduse teema laiemalt, samuti turunduse teema üle-eelmisel aastal. Siin on algatatud uusi ettevõtmisi, algatame eelmisel aastal rahvakurjeka projekt, mille jätkust me ka Jaanise suu läbi täna kuuleme. Ehk rõõm on näha, et mitmed teemad ja projektid on päris kenasti edasi liikunud nende aastate jooksul. Täna on meil fookuses küsimus, et kuidas hoida Saaremaa väikelaevaehituse edulugu edasi, kuidas seda edasi arendada ja milliseid investeeringuid, aga laiemas mõttes nagu panuseid. Et täna rääkides investeeringutest, me ei räägi rahast, me räägime energiast, rahast, otsustest, millega kaasnevad investeeringud ehk üldjoontes panustest. Ehk milliseid panuseid oleks vaja teha siis erinevate osapoolte, partnerite, huvigruppide poolt selleks, et ka 5, 10, 20 aasta pärast saab Saaremaa uhkusega öelda, et meie jõud on laevades, nii nagu see on olnud läbi aega. Ja sellest eesmärgist lähtudes oleme ka paika pannud tänase päevakava, kus esimeses pooles lahkame väikelaevaehituse tänast positsiooni, tänaseid väljakutseid ja päeva teises pooles me räägime, päeva teises pooles on siis nii riigi kui ka kohalikud juhid rääkimas, kuidas ja milliste panustega nemad on siis meiega ühes paadis. Nüüd tänase päeva kohta veel seda, et meil on päris palju esinejaid. Etteastete pikkused on üldjuhul 15 minutit, mis tähendab ja vaadates neid esinejate slaide, mis on eelnevalt saadetud, et juttu jätkuks kauaks. Ehk siin on
ühelt poolt palve kõigile tänastele esinejatele sellest ajaraamist kinni pidada ja teiseks infoks nii palju, et kõik need slaidid, mida täna näidatakse, et kõik need saavad edaspidi olema ka kahel kodulehel, siis TTÜ.ee Kuressaare kolledži kodulehel ja samuti ka siis smallcraft.ee kodulehel, ehk siis Liidu kodulehel. Ja veel uuendusena ka seda, et erinevalt eelmistest kordadest on meil laudadel tagasiside ankeet, nii et olge head. Andke palun hinnangud nendele teemadele, mis nagu teid rohkem erutasid, mis täitsite jootusi või vastupidi, ja ka oma ideid, milliseid teemasid veel järgmistel aastatel võiks käsitleda selleks, et visioonikonverentsid saaksid elada edasi ja muutuda. Täna on ka rekordlas selle poolest, et kõige rohkem osalejaid on läbi aegade. Kuidas on, et varsti meil ei ole visiooniseminar, tuleb visioonikongress ja hakkate korraldama. Aga hakkaks tänase päevaga peale. Kui on kellelgi mingi küsimus, ettepanek, et ei saa nagu kuulama hakata ega istuda enne, kui ei ole seda ära öelnud või küsinud. Kui ei ole, siis peale hakata. Ehk Saaremaa väikelaeva ehitus on küll saarel, aga mitte ärilises mõttes. Ärilises mõttes ollakse väga konstruktiivne maastikul. Ehk kui ma siit kaardi eest ära tulen, siis ilmselt näete paremini. Ehk me näeme seda, et sellel kaardil on kirjas ligi 500 väikelaeva ehitusettevõtet. Ja need ettevõtted on veelgi rohkem. Valik on selle põhjal, et siin on ainult need ettevõtted, kes kuuluvad liitudesse. Finboat, Norboat, Sveeboat, Polboat ja nõnda edasi. Ehk siis nagu liitude liikmed ja neid on ligi 500. Ehk konkurents on äärmiselt tihe. Samuti me näeme, et seal oranžiga rõngastatud on need alad, kus ettevõtted on moodustanud lisaks liidule ka klastrid. Näiteks Soome Pohjanmaa Vene klasteri on üks tugevamaid, seal tugevasti üle poole Soome väikelaevadest valmistatakse näiteks seal. Samuti Orusti saar, Aust-Agderi maakonna klaster ja Saaremaa. Et ütleme klastri taolist koostööd kindlasti tehakse ka mujal, Poolas, Saksamaal, aga ütleme sellist klastrina vähemalt väljapoole ennast ei ole määratletud, nii nagu näiteks Saaremaa väikelaeva ehituse klaster. Kuidas naabritel läheb? Ehk need numbrid vast iseloomustavad eelkõige seda, et peale buumi tippaega 2007-2008 oli kukkumine päris karm ja neid numbreid tänaseni ja nagu arvamusliidrid on öelnud, ka sellel sajandil enam ei saavutata. Aga küll on teatud tasakaal saavutatud. Me näeme, et Soome näitas juba eelmisel aastal väikest kasvu. Rootsi seda mitte, kuigi aasta algus oli üldse Põhjamaade turgudel aasta algus eelmisel aastal oli suht palju lubav, aga aasta teine pool tänu eurokriisi nagu uutele
uutele muredele, uutele kukkumistele, et aasta teine pool rikkus selle optimismi. Et Norra-Taani turud olid eelmisel aastal ka enam-vähem samal tasemel, veidi rohkem, veidi vähem. Poola kohta saime andmed tükkides, vähemalt tükkides oli selline 6-7% kasv Poolas. Numriliselt see ei pruugi seda olla. Tähendab rahaliselt. Ja mis siis turul toimub, et siin ma olen toonud kahe slaidil selliseid väiteid või tähelepanekuid siis erialaliitude raportitest ja Finboat, Norboat ja nõnda edasi tegevjuhtide intervjuudest. Ehk see, mida tõdetakse, on see, et väikelaevaehitus on ala, kus turg kukub esimesena ja kriisist väljumine on vast, eks ole, viimaste hulgas. Ja kuni tänaseni on investeerimisotsuseid edasi lükatud, kuna selline tarbijakindlus ei ole taastunud. Samas jälle väidavad mõned, et tegelikult 4 aastat on kokku hoitud, 4 aastat on edasi lükatud, et kaua jaksab, et sellised tõelised entusiastid, kes merele kipuvad uute alustega, et peaksid kohe hakkama tegema ikkagi juba massilisemat ostuotsuseid. Aga seda on arvatud ka juba aasta tagasi veidi varem. Siis see trend, mis ei ole nagu viimase aja trend, on see, et eelistatakse üha enam mootoriga veesõidukeid, kuluefektiivsuse teema, samuti alumiiniumist väikelaevade eelistamine. Ehk kõik see viitab nagu need 3 viimast paljuski tulenevad ka sellest, et on nagu põlvkonnavahetusega tegemist, et nooremad põlvkonnad tulevad peale, uued ajad, kiiremad ajad, et enam ei leita aega ega tahtmist nii palju nagu hooldustöödega tegeleda, et pigem selliseid lihtsamaid, lollikindlamaid, hooldusvabamaid võimalusi otsitakse. Siis mis on nagu turgu hoidnud kinni veel täiendavalt, eks ole, kriisiaastatele on see, et selleks, et osta nagu uut alust, peaks nagu vanast lahti saama. Ehk see kasutatud väikelaevade turg oli selline nagu punnseisus. Ja paljuski oli siin taga ka selline psühholoogiline või harjumuslik lähenemine, et ikkagi minu väärtuslik alus, et ma pean ta saama edasi nagu ära müüdud uuesti vähemalt sama hinnaga või isegi kallimalt, kui kunagi sai soetatud. Et see, mida arvamusliidrid väidavad, on praegu see, et on toimunud ka siin selline väike klikk, et nii nagu autotööstuses, kui auto sõidab väravast välja, siis hind langeb. Et väidetavalt ka kasutatud ka 1-2 aastaste siis jahtide hind on järelturul langenud 20-30%. Et kuidas kriis on mõjutanud, et pankrotiteateid küll tuleb nagu pidevalt juurde, aga siiski nagu hinnang on see, et see kriisi laastav töö on olnud eelkõige diilerite ridades, kuna need marginaalid, mis sinna vahele on jäänud rasketel aegadel, et need on tõesti minimaalseks muutunud, paljud diilerid on turult väljal kukkunud, on toimunud nende omavahelisi ühinemisi, et nagu vähegi konkurentsi hoida nagu vaos. Aga jah, kui me rääkisime sellest, et on 500 ettevõtet regioonis ja kui vaadata seda andmebaasi näiteks viimase 2-3 aasta jooksul, mis räägib pankrottidest, ühinemistest, ülevõtmistest, siis umbes 10% nendest ettevõtetest on üle elanud millise olulise muutuse.
Siis Põhjamaade turg ehk väide on see, et need brändid, mis on nagu Põhjamaades tugevad ja Põhjamaade turul, et need on nagu suhteliselt paremini toime tulnud kui näiteks Ameerika brändid. Just nagu hinnatakse nagu diilerite põhjal, et nende nagu arv, ka näitustel esindatus on olnud oluliselt madalam, eks ole, ja väide on see, et ka näiteks Ameerikas toodetud aluste müük on hoopis enam kukkunud Põhjamaades kui Põhjamaade enda brändid. Ja paar viimast väidet, mis puudutab tarbijate käitumist ehk ikkagi brändi tugevus on vähemalt sama tähtis või veelgi tähtsam, kuna ikkagi eeldatakse ja soovitakse ka head positsiooni hiljem nagu järelturul. Ja selge on see, et nagu tugevat brändi on kasutatuna lihtsam müüa kui vähem tuntud. Ja teine, mida nagu diilerid kurdavad, eks ole, mis ei ole ilmselt mingi üllatus, et see aeg, kus jooli kohvi naeratati, suruti vette, kirjutati messile alla ostumüügi lepingule, et neid enam ei ole. Et huvilised võtavad kataloogid ja lähevad koju internetti ja hakkavad selle oma soovitud mudelile otsima nagu parimat hinda. Ehk antud kontekstis on internet diilerite vaenlane. Ja võtsin välja ka mõned näited, mis on nagu turul toimunud viimaste kuude jooksul, neist 3 esimest lausa viimase kuu jooksul. Et näiteks, ja need on suht sellised iseloomulikud näited, mis nagu toimub tootjate hulgas. Ehk näiteks Norra laevaehitaja Windiboats viis tootmise Poola ja ka siin tsitaat nõukogu esimehelt, et ta lihtsalt, mul ei olnud teisi valikuid, kuna Poolas on tootmine 3 korda odavam kui Norras. Või teine näide, Rootsi Nimbus Boats, kes on teeninud viimase 3 aastaga 400 miljonit Rootsi krooni kahjumit, on esitanud siis pankrotikaitseavalduse. Et siin on infot ka, et sellele on järgnenud suht kiiresti ka pankrotiavaldus, aga see vajab veel ülekontrollimist. Samuti Norra Scanboats, Scan Balticu nagu brändi valmistaja on kuulutanud välja pankroti ja ka üks selline huvitav uudis, mis on nüüd maikuust pärit, et Poola Delfia jaht ostis ära Rootsi Maxi jaht, ehk siis jällegi idee sama, mis esimesel puhul, et tootmine tuuakse üle Poola, aga samas omandati ka diilerite võrk, omandati, eks ole, brändide positsioneering, mida tahetakse säilitada. Ehk me läbi nende näite näeme, eks ole, 2 juhul Põhjamaade tootjate nagu reaktsioon on olnud see, et me peame tootmise tegema odavamaks sel teel, et viime nad teise riiki. Ja ilmselt Poola oma sellise suuruse ja suurema tuntusega on enamikel, ja need ei ole ainukesed näited, kus Poola on viidud tootmist. Ehk Poola investeeringute näol on siin päris tublisti võitnud. Ehk mida toob tulevik? Ehk üldine arusaam on see, et ikkagi ühel pool on kukkunud turud, teisel pool on need võimsused, mis välja arendati ja kuhu investeeriti buumiaastatel üha rohkem juurde ja juurde. Et toimub selline kalibreerimine, et nagu tootmine turu uuele mahule ja uutele muutustele peab vastama hakkama. Ehk selline enda nagu ümber korraldamine, see nagu jätkub, ümber positsioneerimine ka, ütleme, tootmislikult oma positsiooni võib-olla muutmine väärtusahelas. Ja üldiselt hinnatakse,
et 2012 aasta jääb samale tasemele kui 2011. Mõned pakuvad kerget tõusu, aga kõik räägivad teatud klausliga, et see on tingimusel, kui eurokriis ei kuku nagu uutesse raskustesse, uutesse aukudesse. Ja eks kokkuvõttes võib öelda, et ka Saaremaa kontekstis saab öelda, et alati on nagu võitjaid ja kaotajaid on olnud, on ja tuleb. Ja reeglina on nagu võitjad need, kes hoiavad kätt pulsil, kes suudavad ennast nagu kiiremini ümber orienteeruda ja samas, kes on paremini nähtavad, kellel on nagu võrgustikes või väärtusahelas on nagu töisemad ja lähedasemad suhted oma partneritega. Et nende šansid on paremad ja ka täna me ka edasi ju mõtleme selles võtmes, kuidas Saaremaa väikelaeva ehitus selles, et ei oleks saare peal sõna nagu üheses tähenduses, vaid et oleks nagu võrgustikus, oleks nähtav, oleks tuntud, oleks koostööpartner nii Põhjamaade kui ka teiste riikide siis nagu tegijatele. Et lepime niimoodi kokku, et iga sellise lühiettekande järel üks küsimus, kui on. Kui ei ole, siis me oleme kohe edasi. Hea meel juba üles tõusnud Piret Pihelit tervitada, kes siis räägib, kui tähtis on väikelaeva ehitus Saaremaal. Ja ma loodan siis kahte küsimust kohe. Liidu raha peal. Kus kohast? Mis on noortega õppama? Me siia liidu rahale enama. Nii. Ma olen natukene niisuguse humoorikama pealkirja pannud, et tõsised jutud väikelaeva ehitusest Saaremaal ja mujal Eestis. Et nii ta on, et Saaremaa arenduskeskus on üks väikelaeva ehituse kompetentsikeskuse koostööpartneritest. Ja meie majas, meie viime läbi just seda niisugust uuringute poolt ja samamoodi osaleme ka selle strateegia tellimisel, kus me kasutame ka siis teiste spetsialistide abi, kelle käest me ostame siis vastavaid uuringuid sisse. See on 4-aastane leping ja kaasfinantseerijaks on siin kohalik Saaremaa omavalitsuste liit, kes peab seda teemat väga vajalikuks. Ka Kaarma vald on teinud meiega selle teemal eraldi lepingu. Nii et see on selline üks meie tegevussuundadest ja just selle tõttu ma täna sellel teemal siis ka teile esinen. Et kuidas väikelaeva ehitus Eestis välja näeb 2011. aastal? Eestis tervikuna on registreeritud 51 ettevõtet, kes siis suuremal või vähemal määral neid väikeseid laevu teevad. Müügikäive kokku on 42 miljonit eurot, mis on täiesti arvestatav. See ettevõte oli ka aastal 2011 kasumis. Aasta varem see seis nii hea ei olnud. Ja see on selline sektor, mis ekspordib suure osa oma toodangust. Et viimased andmed ütlesid, et üle 81% läheb selle eest kogu sektori toodangust ekspordiks. Tööandjana ei ole tegemist väga mahuka valdkonnaga. 430 töötajat töötab, saab tööd selles valdkonnas, aga lisandväärtus on samas kõrge ja ka palgatase on keskmisest kõrgem. Et kui me vaataksime siis, et kuidas saarlased välja paistavad, siis see on selline pilt, kus me siis võime kõik uhkust tundes öelda, et see eleosa siin diagrammil näitab, et kui suur osa sellest müügikäibest toodetakse Saaremaal, 33,7 miljonit, ülejäänud Eesti on siis nagu pintsak nööbi külge õmmeldud, annab kah midagi 8 miljonit eurot. Ja kui te vaatate seda graafikut dünaamiliselt,
siis kogu aeg saarlaste osakaal on suurenenud, et kui 2006 oli see 14 miljonit eurot 9 miljoni euro vastu, siis täna on see proportsioon sirgelt tulnud meie õuele. Ja see on tegelikult isegi võib öelda, et ainuke sektor, kus me saame uhkustundega siis omale vastu rinda taguda, et meil on edulugusi ka teistes sektorites, ma ei ütle, et seda ei ole, aga nii suurt mahtu Eesti mastaabis ei ole meil kusagil mujal. Kui me räägime kasumist, siis kasumist tuleb veelgi suurem tordilõik meie õuele, 5,6 miljonit eurot kasumist toodetakse Saaremaal. Kui vaadata seda niimoodi ettevõtete lõikes, siis siin on muidugi 2 suuremat ettevõtet, mis lõviosa sellest kasumist toodab, aga ka mandriettevõtted suudavad olla kasumlikud, nii et kogu sektor selles valdkonnas on täna juba kasumis. Ja kui te näete, et selle masu tulemusena tegelikult siis 2008, 2009, 2010 tegelikult Eestis tervikuna see sektor Eesti osas ei olnud kasumis. Nii et võib siis öelda, et ajad on läinud paremaks. Tööjõu puhul, nagu ma ütlesin, et ei ole tegemist niisuguse sektoriga, kes oleks väga suur tööandja. Ja töötajate arv on olnud suhteliselt stabiilne, et kui praegult on 430 töötajat kokku, siis sellest 288 saabki tööd Saaremaal. Et see on väike kasv on olnud siin aastast 2009-2010, aga nüüd praegult võib siis öelda, et pigem on tegemist suhteliselt stabiilsete numbritega, kuigi siin mõni ettevõte on võtnud jõuliselt juurde, siis ilmselt kusagilt on samal ajal nagu ära pudisemist olnud ka. Aga see stabiilsus ja ikkagi aastaringne töötamisvõimalus, see on kahtlemata see, mis meie piirkonna majandusele tuleb igatipidi kasuks. Kui me vaatame siis seda ilusat tordilõiku, siis siin on toodud väikelaevaehitajate top 10 aastal 2011 käibe alusel, siis on selge, et tegelikult pool Eesti käibest annab üks meie firma. See on Baltic Workboats, kes on väga tõsiselt suuremahuline. Ka luksusjaht on suuremahuline ettevõte ja te näete, see Iris Fiber on esimene mandrifirma, kes siin lõiguna välja joonistub. Saare Paat on see ilus roheline lõik ja mitmed teised ettevõtted väikelaeva ehituses ei ole võib-olla mahult niivõrd suured, kuid ma ütlen veel kord, et just sellest seisukohast, et oleks palju ettevõtteid meie selles sektoris, on igal juhul hea, et meil on väga palju väikeseid. Et ka siin aastal 2012 veel vähemalt üks väikelaeva ehitusfirma on võtnud endale 9 töötajat juurde, mis on kõik sellised edunumbrid. Et kui oleks lihtsalt 2 suurt firmat, siis ta ikkagi sektorina joonistuks palju nõrgemalt välja. See, et meil on ikkagi lõppkokkuvõttes firmasid rohkem kui 2, mis siis, et need 2 on väga mahukad, siis ma leian, et see on igal juhul meile väga kasuks. Kui me vaatame sektori top 10 Eestis, see on nüüd tegelikult praktiliselt seesama, liigan siit üle, väikelaeva ehitus Saare maakonnas, siis lõppkokkuvõttes võib öelda, et meil on tegelikult 15 firmat, kes tegelevad selle väikelaeva ehitusega, kuigi kõik nendest ei ole siis põhitegevus. Käive 34 miljonit eurot, kasum 5,6 miljonit eurot, kasumist 92% väikelaeva ehituse kasumist tuleb siis Saare maakonnast. Eksport Saaremaa ettevõtted annavad 29 miljonit eurot, see on 85% kogu selle sektori ekspordist. Ta on kogu sektori ekspordist 85% ja tegelikult väikelaeva ehituse
keskmine näitaja ka Saaremaal on umbes 85% meie ettevõtete käibest siis läheb ekspordiks ja 67% sektori töötajaid. Et siin on see edulugu tegelikult peidetud kujul olemas, et me võiksime siis öelda nii, et 67% sektori tööjõust suudab toota 92% sektori kasumist ja 82% sektori käibest. Et need on siis need numbrid, millega me võime hiidlaste ees ka natuke keksida või Läänemaa meeste ees, kes on ka täna siia tulnud kohale kaugemalt. Kui me vaatame siis, mis seda perspektiivitunnet loob, siis need on investeeringud. Et investeeringute maht siiski aasta-aastalt suureneb, et ta ei olnud oluliselt suurem kui aastal 2010, aga 5,7 miljonit on arvestatav suurus, see on sisuliselt natukene vähem kui kogu kasum. Igal juhul 2009 on korraks olnud investeeringud natukene madalamad, kuid just see suur kasv 2010, siin on ka hästi palju investeeringuid, mis on tehtud erinevate meetmete toel. Siis eksport, see tordilõik peaks võib-olla olema vastupidi, et see 85% on eksport ja see punane lõik on siis see kohapealne osa, mida me siis siin koduturul müüme. See on ainult 15% ja selles, kui see lahti võtta, siis on väga palju just niisugust remonditeenust tegelikult sees. Aga siiski üksikud tooted ja koduturg läheb ka järjest tugevama ostujõuliseks ja me teame, et Eestis on täna veel ühe inimese kohta suhteliselt vähem igasuguseid väikelaevu võrreldes näiteks Soome, Rootsi või Norraga või teiste võimsate mereriikidega. Nii et koduturul kindlasti on potentsiaali ja seda missugune ilus nimi see oli, seda rahvapurjekat, mida päeva teises pooles eeldatavasti ilma vihmata te saate siis arendada. Seda tegelikult meie koduturg omamoodi vajab, sest see number, mis kogu aeg ostetakse Eestis igal aastal sisse, on siiski üsna suur. Kui me siis vaatame Saare maakonna majandust tervikuna, et kuidas meie proportsioonid on, see on nüüd 2011, me tegime uue joonise, et igal aastal, kui me seda joonist teeme, siis natukene need osakaalud muutuvad, see on nüüd täiesti värskelt tehtud. Töötlev tööstus, kuhu siis meie väikelaevaehitus kuulub, võtab umbes 40%, see on tegelikult kasvanud. Et ma mäletan, et eelmisel joonisel oli ta meil 30%. Et see on kasvav osa ja ta on suhteliselt kindel osa, nii et mina isiklikult arvan, et me kõik võime rõõmustada, et selline see meie proportsioon välja näeb. Et mis siin siis veel on suuremad, on muidugi ootuspäraselt hulgi- ja jaekaubandus, ehitus, veondus, laondus, majutus, toitlustus, põllumajandus 5%-ga. Nii et nii ta umbes pildina välja paistab. Siis, et natukene niisugust erku tunnet tekitada, me võtsime välja suuremad ettevõtted, käibetopp 2011. Need on nüüd väga värsked andmed, et te teate, et majandusaasta aruanded esitati alles juuli alguseks. Et siin on nüüd Saare maakonna käibetopp ja selles käibetopis on 2 väikelaevaehitusettevõtet, mis on igal juhul kõva sõna. Kuna see on tehtud registripõhiselt, siis te näete, et siin on näiteks aktsiaselts Saarek, kes ilmselt suure osa oma tootmisest ei tee tegelikult, ei toimeta siin Saaremaal, vaid kusagil mujal. Aga nii see pilt praegult uutel andmetel välja näeb. Minu jaoks oli see üsna üllatav pilt. Okei. Siis ma juhin tähelepanu siin näiteks elektroonikatööstused, Incap, kes on praegult teisel kohal, ja Enerpoint, kes on ka suhteliselt heal positsioonil esikümnes, ja siis kummitööstus, Meri Invest, kes tuleb tõsiselt ette, ja Trelleborg, kes on kohe luksusjahi järel.
aga traditsiooniliselt on muidugi käibetopis suhteliselt heal positsioonil Saaremaa lihatööstus ja Saaremaa piimatööstus. Toiduainete tööstuse sektor on tegelikult tööstuse poole pealt meie suurim sektor jätkuvalt. Eksporditopp, suuremad eksportijad. Ja siin on siis isegi, võiks öelda, 3 väikelaeva ehituse firmat nagu toodud välja. Baltic Workboats, Luksusjaht ja Saare Paat. Ja jällegi ma juhin tähelepanu, et Saarek väga paljuski tegelikult on Saaremaa firma registripõhiselt, aga ta tegevus väga paljuski ei ole Saaremaal. Et suhteliselt niisugused, võib-olla siin nagu üllatusi nii väga palju ei ole. Minu enda jaoks oli see, et see Freedental on nii ees, oli üllatus tegelikult. Ja miks peaks siis väikelaeva ehituses Saaremaale investeerima? Miks see sektor võiks meil olla jätkuvalt tugev? Et kõigepealt üks selline meie tugevus ongi see, et meil on klaster, meil on ühistegevus, on väga hästi toimiv koostöövõrgustik ja kuna me arendame ka siis seda kompetentsikeskust, siis eeldatavasti need loodavad tugiteenused ja kõik see abi hakkab meie piirkonda tegema järjest atraktiivsemaks. Teine ja mitte vähetähtis argument on see sama, et meil on olemas töötajate ettevalmistus. Et praegult on nii rakenduskõrgkooli õppekavana olemas vastav eriala kui ka siis kutsehariduslik õppekava ja on selge, et see valdkond vajab väga palju üsna spetsiifiliste oskustega tööjõudu. Me kõik siin Saaremaal ka teame, et tänagi mitmed väikelaevaehitusettevõtted peavad otsima tööjõudu kas mandrit või lausa kaugemalt aeg-ajalt. Et see võimalus, et inimesed saavad kodusaarel head ja tasuvad tööd, on siiski väga hea. Siis see, et saab kasutada kõikvõimalikke ettevõtlustoetusi, see sektor on meil ka üsna aktiivselt neid taotlenud. Ja mitte ainult, et ka kõik niisugused haakuvad valdkonnad, mis tegelikult saaksid ühel hetkel võib-olla olla veelgi mõjusamad, ütleme siin kas või purjede õmblemise teenus, mis on meie ühe alustava ettevõtte teema, või siis mingid mööblifirmad, kes saavad polsterdada seal väikelaevade sisemööblit või mis iganes. Nii et selliseid võimalusi on palju. Ja kohalikes omavalitsustes tegelikult seda vaba ala, kus siis võiks sellised ettevõtted asuda, seda meie hinnangul on piisavalt palju, kuigi selle kaardistamine on suhteliselt keeruline. Et me oleme oma asutuses investorteenindusspetsialisti Anneli eestvedamisel neid proovinud kaardistada. Seda infot on suhteliselt raske kätte saada, aga ühel hetkel võiksid nad olla siis nagu hästi minevad kuumad pirukad, et sinna muudki ettevõtteid tuleks. Ja muidugi see sama, et meie sektor on kasumis ja me suudame palju toota. Nii see edulugu siis nagu paistis. Ükskõik, mida me siin Saaremaal teeme, see kõik mõjutab meie mainet. Ja kui tehakse hästi väikeseid laevu, siis Hiiumaal ja mandril mõeldakse selle peale, et vot on meretargad mehed ja head meretargad mõtted. Ja see lõppkokkuvõttes pakub meile seda, et teised ettevõtted saavad tööd. Hiljaaegu käisin külas oma ühe klassivennast kaluril, kes näitas oma niisugust majutusettevõtet, millega ta tegelikult turismis siis tegutseb ja ütles, et terve talve ja ka isegi praegult üürisid seda Baltic Workboatsi töötajad, mis tegelikult tähendab, et me kõik natukene saame selle tulemusena mingit väikest kasumlikkust. Kui meil on hea maine toodete osas, siis turistid vaatavad eemalt, et vot see on üks tore kant, siia tasuks sõita, siin on mida vaadata, on vahvaid tegemisi. Noored kusagil mandril teevad oma otsused, et on vaja siduda oma elu uuesti Saaremaaga. Siin on, kus töötada, on mida teha.
Mul oli väga hea meel kohata täna Andrit, kes on väikelaeva sektorisse natukene purjetanud. Nii et lõppkokkuvõttes me kõik tegelikult saame sellest natukene tulu, kes rohkem, kes vähem ja ma väga paneksin südamele, et me hoolitseksime selle enda niinimetatud meretarga maine eest, mis siis meid kõiki ühiselt teeniks. Nii ma tahaksin, et Saaremaa välja näeb. Väga kaunilt sõnastatud kokkuvõtte. Aga nüüd vähemalt üks küsimus või meeleavaldus. Ma ei tea, see haakub tegelikult selle teemaga, ütleme küsimata jääb küsimus, sul oli küsimus, ma panen küsin küll ära. Et ütleme need tööjõud, kvaliteet tööjõud, kes see Saaremaa tuleb, kas kohalikul omavalitsustust on ka mingisugused sellised nii-öelda otseselt sooduskampaania ei ole, aga kuidagi meelitada neid inimesi siia elada lihtsamini ennast nüüd ütleme siin järgmine saada. Üks asi on see, et kuskil majutusasutuses nii-öelda üürida kodu. Üks asi ja teine asi on soodustada sellist kindlamat jala maha saamist. Jah, see on tegelikult selline asi, mida me oleme aeg-ajalt rääkinud, et ma tean, et Kuressaare linna erinevates töörühmades on sellest aeg-ajalt olnud juttu, et linn peaks tegema ühte-teist selleks, et spetsialistid tuleksid, et neil oleks kohe mingi elamispind ja soodustada seda. Me oleme rääkinud seda ka Saare maakonna arengustrateegiat tehes. Aga see on väga hea, et see küsimus tõstetas, et tegelikult ma ei tea ühtegi väga konkreetset asja, mida oleks tehtud, et kahtlemata võiksid siin omavalitsused tulla välja sellega, et nad panevad mingid krundid soodusega, meelitavad, et Kuressaare linnal ma tean, et me tegime kunagi koostöös niisuguse 2 stendi, kus me ütlesime, et Kuressaares on ettevõtlus määrab nagu Kuressaare näo ja Kuressaare see elukeskkond omakorda siis nagu meelitab neid töötajaid. Et see keskkond nagu loob need võimalused, et mingid selliseid konkreetseid väljundeid võiks olla väga konkreetselt olemas. Et see on pigem nagu hea ettepanek kui et küsimus. Üks on see, et seesama see kohalikul omavalitsustel on nii vabu alase tootmise jaoks, et seda nagu ongi, et seda laiendab nagu selle peale, et mitte ainult tootmise peale, vaid ka nüüd ütleme sellise töölisküla kõlab halvasti, aga selline asi ka siin minute juurde. Jah, see on väga hea ettepanek ja ma ise usun, et kui täna keegi noor läheb valda, siis meie vallad on täna suhteliselt teadlikud sellest, et neil on vaja inimesi. Ja ma usun, et ühtegi inimest, kes sealt küsib vabade võimaluste olemasolu kohta, niisama lihtsalt ära ei lasta, et küllap siis moositakse ja meelitatakse. Aga see võiks olla niimoodi müügitööna ka kohe välja suunatud tegevusena olemas. See mitte alati on ainult lootus. Okei, ma tänan. Just, väga suur tänu, Piret. Kas klastri tegevus, mis on juba mõned aastad kesknud, kas saab lugeda juba ka tibusid? Sellest räägib edasi Anni Hardikainen. Hästi püstitatud. Ma saan aru, et ma saan teha hästi lühidalt tänu sellele, et Jüri ja Piret tegid nii põhjalikult eeltöö ära, et ma ei pea alustaladele väga palju rõhku pöörama, et ma siis püüan teha lühidalt. Ole ettekanne tuli ka lahti. Et pildid, mida ma näitama hakkan, neid on ainult 3 tükki ja need on pärit maikuus toimunud väikelaeva ehituse strateegiapäeval, kus siis väikelaeva ehitajad, seonduvad kohalike omavalitsuste esindajad ja haridusasutuste esindajad siis mõtlesid põhisuundi välja järgmiseks 3-4 strateegiaperioodi aastaks. Millele siis nagu raske pöörata, kui me teame, et Jüri rääkis, et stabiilne olukord on ebastabiilne, on ju, keegi ei tea, et kas ja millal euroala kollaps toimub või ei toimu, arvata võib, et see on pigem aja küsimus. Ollakse optimistlikult ettevaatlikud, kindel on see, et milleski ei või kindel olla, aga samas ütles Piret, et 2011 Eesti väikelaeva ehitusel läks just nagu päris hästi. Et mis siis nüüd teha, et elaks nagu edasi hästi, et kuhu see väikelaeva ehitus liikuda võiks, et kas ta liigub stsenaariumi järgi
laevaehitajate saar, et järjest tekib juurde laevaehitajaid, et käitud kasvavad ja ekspordimahud kasvavad ja kõik on rõõmsad ja kõik loodavad, et ei teki kasvuraskusi, kusagilt ei hakka rebenema. Või toimub selline stabiilne küdimine, kõik punnitavad edasi midagi, eriti nagu ei lähe halvemaks, ei lähe paremaks. Või siis, kui mitte midagi ei tee, võib-olla siis on see oht, et see liikumine, see nokk keerab ennast allapoole. Et mida siis üldse saab teha? Need on mingid asjad, mida me saame juhtida, mingid asjad, mida me ei saa juhtida. Euroala kriisi me kuidagi hästi juhtida ei saa. Ja siis on üks asi on veel, millega ilmselt tuleb leppida ja see on selline asjaolu, et Eesti on ikka pagana väike. Ja see tingib suures osas selliseid konkurentsieeliseid sellele sektorile, aga ka palju miinuseid. Et ühtpidi, eks et koduturg on väike. Et piisavat mastaapi paljude ärisektorite, paljude tegevuste jaoks ei õnnestu saada. Et see, et miks eestlased ei osta Eesti laevu, et see oli eelmise aasta visiooniseminari teema, et sellest täna nagu täpselt pole põhjust väga sügavuti sellest rääkida, aga tegelikult seda puuduvat turumahtu oleks võimalik näiteks kompenseerida mereturismiga. Võtame selle sama purjede õmbluse. Et kui meil oleks hästi palju mereturiste siin, siis nendel võiks olla ka vajadus, vahetada välja või remontida oma purjed. Võib-olla mootorite hooldus, sadamad kindlasti siin juures, et on mingisugused sellised nüansid, et kui tegelikult annaks panustada, et seda mahtu juurde tuleks. Et sadamate poolest jällegi, et mida Kerli meile täna näitab, on sadamaregister, et mis on väga tore asi, et siiamaani on meil olnud ju see häda, et kui meie väikelaevaehitajad käivad näiteks välismessidel, et siis küsitakse, et kuidas me teie juurde siis saame ka, kus teil on need sadamad, et see seal teha saan ka. Ütleme, et jah, me teame küll, aga see on seal kuskil. Tule sinna ja siis sealt küsi edasi. Küll keegi teab, et kus seal kivi on võib-olla talvel natukene teise kohta läinud. Et tegelikult meil ei ole sellist head infomaterjali anda. Et see sadamaregister, ma loodan, annab sellise mõnusa koondatud platvormi selle jaoks. Ja küll, koduturg on väike, siis see tähendab seda, et turud väikelaevaehituse ettevõtetel on väljas. Need väljas olevad turud käituvad jumala imelikult. Kui peale kriisi millegipärast arvati, või oli loogiline, et nüüd hakatakse ostma purjedega laevu, et bensiini ei kulutata, keskkonnateemad muutuvad oluliseks, et purjelaevad muutuvad populaarseks. Ei ole nii. Jüri just ütles, et millegipärast ei ole, täpselt aru ka saa, miks ei ole. Ei ole. Et mingi loogika on, aga milline aru ei saa. Raha, jah, ka kahe otsa. Ja üks asi veel, et Eesti väikelaeva ehituse allhankijad ja paljud olulised komponentitootjad asuvad ka välismaal. Ja Eesti ettevõtted on nii väikesed, et nad ei ole strateegiliselt olulised ka nende jaokseks. On ikka vahe, et kui sa tellid 10 mootorit aastas või tellid 100. Kui tellimus ära ja hind on parem ja suhtutakse ka sinusse vähe tõsisemalt ja nii. Et kui sul häid suhteid ka ei ole selle välismaal asuva hankija, et siis võib-olla kindlasti on kulukas. Palju kulukam on siis tootma. Teistpidi see, et Eesti on väike, et Eesti ettevõtted on väikesed, annab eelis. Et ei pea uksi kinni panema, kui natuke halvemini läheb, saab kiiremini ümber orienteeruda, koostööd on lihtsam teha, paindlikkus mingi piirini on hea. Ja see määrab ära tegelikult nüüd selle liivakasti, kus me oleme. Et Eesti saab konkureerida, tööjõuturg on ka väike. Et mastaabiäri me ka ajada ei saa, et see on ka selge. Et siis me olemegi selles liivakastis, et väikeseeria tootmine ja one-off alused, eriprojektide alused tehtud alused. Siin me saame konkureerida. Et suured kaubamärgid, need lähevad Poola. Neil on seal hea olla. Aga kui me tahame selles liivakastis mängida, siis me peame tagama kvaliteedi. Sest et muidu me muutume sellisteks statikateks. Et mõtleme midagi välja, teeme suurt innovatsiooni, aga välja kuks ikka ja pärast lahendame neid probleeme ja kallis on ka. Keegi ei maksa kinni. Nüüd sellest tulenevalt sellised olulised teemad. Sai joonistatud selline graafik, et määratletud teemad, mis on muutunud tähtsamaks ja mis on siis uuemad.
noh, mis on nagu viimaste aastate jooksul üles kerkinud teema. Ja no loogiline on ju, et kui sa välisturgudega pead olema kursis, kui su hankijad on välismaal ja see täpselt nagu keegi nagu loogika järgi ennustada ei suuda ka, et mis seal turgudel toimub, siis sa pead nagu väga selle sees või väga selle lähedal olema. Siis, et rahvusvahelised suhted, rahvusvaheline koostöö, nii hankijate mõttes, tööjõu mõttes kui klientide mõttes. Kui ka tegelikult seesama mereturismi siia sisse. Rahvusvaheline koostöö on muutunud oluliseks, innovatsiooniteemad on muutunud oluliseks, mis tegelikult kaudselt tähendab ka investeeringuid. Kui ma mõistan turgu, siis ma suudan otsustada, millesse ma investeerin ja ma loodetavasti ei tee valet investeeringut, et ma siis ei lähe pankrotti. Eks? Ja loomulikult tööjõud, sest et keegi peab neid rahvusvahelisi suhteid arendama ja keegi peab seda innovatsiooni tegema. Et see ei ole masin, et seda masin ei saa teha. Ja siis on üks üleüldine selline vana asi, mis ei ole mitte ainult väikelaeva ehituse asi ja mis tegelikult võiks olla suureks abiks rahvusvahelise koostöö arendamisel. Ja see on lennusõlmed. Et see ei ole mitte ainult väikelaeva ehituse teema, et see on kõikide eksportivate ettevõtete probleem. Me ei saa inimesi hästi siia, me ei saa diilereid siia, me ei saa mereturiste ka siia, sest et nad tahavad lennata. Ja kui nad oma puhkuse ajast kulutavad märkimisväärse osa ajast selleks, et siia reisida enda talvehoius oleva laeva juurde, siis nad viivad selle laeva mujale. Miks see teise kohta, kus nad saavad kiiremini pardale. Ja siis tulevad 4 uut koostöösuunda. Et ma ei tüüta teid nende alapunktide lahtirääkimisega, aga võib-olla mingisugused sellised olulisemad asjad, mis on tehtud ja mis on tulemas nagu siis nende suundade. Muidugi rahvusvahelised suhted ja ühishuvid, et praegune selline hea koostöö, mis on tekkinud, on European Boating Industry'ga, mis on siis Euroopa erialaliitude katusorganisatsioon ja eriti aktiivne on ta lobitööd tegema. Muidugi ettevõtete endi pingutused, et leida häid diilereid, mis on kohutavalt oluline ja häid hankijaid ja hoida neid suhteid, mis on ka hästi oluline. Aga ütleme, et mingites valdkondades on mõistlik nagu neid rahvusvahelisi suhteid arendada koos, et seda ei saa teha ükski ettevõte niimoodi eraldi. Või saab, aga pagan kallis. Siis innovatsioon, ehk siis esimene suund. Ma pean ütlema, et viimase aasta jooksul on mitmed Eesti ettevõtted hakanud kuidagi sellise tehnilise innovatsiooniga tegelema, et mitu Eesti ettevõtet on osad näiteks MEC insenerilahendused Saarepaat on ju FP7 programmis koos Southamptoni ülikooli ja TTÜ-ga, eks ole. Et selliseid asju nagu varem ma ei tea, et oleks juhtunud. Et sellist projekte tehtud. Siis TTÜ koos kompetentsikeskusega sai äsja rahastuse projektile nimega Smart Composite, kus hakatakse siis katsetama siis ökoloogilisi materjale lamineerimisprotsessis. Külvatakse sinna sisse sellised elektroonilised tšapikesed, kes hakkavad infot edastama, et kuidas see keskkond seal laminaadi sees parasjagu on. See on märg, see on soe. Seal on partneriteks Luksusjaht, Lindvart ja Kassepaadid, selline seltskond näiteks. See kummaline seltskond. Siis mereline mõtlemine ja maine. Tahaks siinkohal tänada Kalle Koovi, kes rõõmustas minu südant sel kevadel Kuressaare linna uue arengustrateegia või arengukava siis töögrupis. Ja ütles, et midagi ei ole teha, et me peame ikka siin kasvatama seda saarlast. Et see merelõhn nagu sünnist saati inimesel ikka nagu sisse kasvaks. Et see on nagu väga siuke luuleliselt väljendudes nagu selle koostöösuuna suur mõte. Ja lõpuks selline suur projekt on tulemas ja võib öelda, et isegi käimas.
et Eesti väikelaevaehitus on esindatud nüüd selle ja järgmise aasta Hansebotil. See on Hamburgi üks Euroopa suuremaid väikelaevamesse, toimub Hamburgis. Ja nüüd merepäevadel on meil külas ka siis vastavad saksa ajakirjanikud, kes teevad eelsoojendust Eesti väikelaevaehituse ettevõtetele siis Saksamaal. Aga ma ei tea, kas Riina Leminski on täna siin, kes on Hamburgi poolne koordinaator sellel projektil. Aga mina lõpetan, kui tohib. Aitäh, Anni, et palun Annile üks küsimus. Et aplaus oli küsimuse asemel. Aitäh, Anni. Ja mul on hea meel, et meil on täna siin kaks EAS-i esindajat, kes siis vastavad Valder Liive Soomes ja Riina Leminski Saksamaal seda tööd teevad. Ja kuidas te omavahel kokku leppisite, kumb teist alustab? Riina. Ja olete koos. Ja palun. Siin Saksamaa ja Soome konkureerivad juba. Kõigepealt ma tahaksin tänada korraldajad, et nad andsid meile võimaluse, siis ütleme seda Saksamaa poolt ja ütleme EAS-i tutvustada. Ja üldse nagu väikelaevanduse klastrit ja ka need väikelaevanduse ettevõtjad, et mul on olnud nendega ka päris tihe koostöö nüüd just viimasel ajal, kui seda rõõmustama mulle nagu ka see uudis, et selline päris suur seltskond tuleb Hansebooti messile, mis on siis leiab aset oktoobri lõpus ja novembri alguses. Ja see on tegelikult, et kui mina olen olnud Saksamaal EAS-i esinduses 6 aastat, siis on üks suurimaid ühistende, mis on üldse nagu siiamaani olnud ja kõik on väga põnevil ja seal on juba messi poolt olnud ka hästi suur tegelikult selline huvi. Et me loodan, et me suudame seal ka selle poole peal selle mainekujundusele päris suure panuse anda ja tänu sellele ju hakkab kõik mainekujundusest pihta, siis jõuame ka edasi järgmiste sammudeni, tuntakse huvi ka siis Eesti ettevõtete kohta ja nii edasi. Aga mina räägin siis täna nagu siis Saksamaa vaatevinklist ja tegelikult üldse paari sõnaga ka sissejuhatuseks siis üldse välisesindustest ja mis välisesindused, mis on meie roll ja kus me üldse paikneme, et ma ei tea, kui palju teil seda informatsiooni üldse on. Aga lihtsalt, et lühidalt, et meil jagatakse isegi natuke välisesindajad ja ekspordiesindajad, et ütleme, välisesindaja on selline laiem mõiste, kes siis tegeleb nii mainekujunduse investeeringute kui ka mingil määral ka ekspordiga ja on puhtalt ka ekspordiesindajad esinduses juures, kellel on puhtalt nende tegevus on siis Eesti ettevõtete aitamine. Ja meil on siis nagu 4 nii-öelda ekspordiesindajad, see on Soome, Rootsi, Norra ja Saksamaa. Kuigi Saksamaa puhul on jälle see asi, et see nagu täitsa 100% ei kehti. Ja lisaks siis veel välisesindajad, et Soomes ja Rootsis on nagu välisesindaja ka, et siis Valder räägib nagu hiljem sellest ja siis veel Jaapanis, Ameerika Ühendriikides, Venemaal ja Suurbritannias. Ja olenevalt tegelikult sihtriigist on natuke fookus on ka erinev. Ja ütleme fookus, mis puudutab ka sektoreid ja see on tegelikult see, nagu sihtriigi põhine, et see on tegelikult tulnud ka natukene kogemuste põhjal ja vaadatud, et mis võiksid olla nagu Eestile kasulikud või kus see potentsiaal on suurem, et siis kui näiteks, kui me räägime Saksamaal, siis kus sakslaste huvi on, kus näiteks ka kaubavahetus traditsiooniliselt on metallitööstus ja masinaehitus, puidutööstus. Ja nüüd nagu tegelikult huvi kasvab ka nende tugiteenuste osas. Et need on nagu põhisektorid ja siis turism loomulikult ka. Ja mis me siis nagu Eesti ettevõttele pakkuda suudame, mina räägin konkreetselt siis enda vaatevinklist, mis mina nagu Saksamaal teen. Et meil on tegelikult, et kuna mina vastutan nii-öelda siis momendil on nii investeeringud kui eksport ja mul on nagu üksinda ja lisaks minul on siis turismi esindaja, et see on tegelikult päris lai valdkond.
ja siis, aga me siiski üritame nagu anda parima, siis ütleme et ma olen siin nagu üles loetlenud ka need tegevusvaldkonnad, et ongi koostöö messidel, et siis siin oli juba juttu Hansepoodist ja seal ongi tugi, et öelda, nagu aidata nagu Eestit turundada ja saada nagu ka ettevõtetele kontakte ja võib-olla saada ka ettevõtete grupid, et kui vaadata siin väikelaevanduse klasteri, et siis oleks mõttekas ka ütleme sarnase ühendusega Saksamaal ja kuigi Saksamaal peab vaatama veel eraldi natukene veel regiooniti, sest Saksamaa on väga nagu Saksamaal on 16 liidumaad ja tegelikult ei saa Saksa turule minna niimoodi, et minna otse ja üritada vallutada kõike, et see peab võtma fookusesse, sest liidumaadel on ikkagi, see on föderalistne süsteem ja liidumaad on nad on väga erinevad ja nad käituvad ka erinevad, see mentaliteet on erinev ja tegelikult selles mõttes, et seal võib päris parajasti kenasti ka ämbrisse astuda. Siis lisaks, et siis, kus me tuge pakume, on ka siin nendest kontakt- ja müügireisid. Ja ma olen siin nagu see üks näide oli, tooksin siin ka lühidalt, et mis puudutas masinatööstusettevõtteid, et see reis nagu leidis aset selle aasta kevadel, kuigi ettevalmistus hakkas juba eelmise aasta augustis ja selle reisi tegi, ütleme, eriliseks see, et esmakordselt oli niimoodi, et me panime ettevõtete grupi kokku nii, et nad täiendaksid üksteist. Eesmärk oli tegelikult, et ettevõtted ei lähe nagu turule üksinda, sest on täpselt see sama probleem, mida Anni nagu enne mainis, me oleme liiga väiksed, et üldse äratada huvi ja on targem, et me hoiame kokku ja me suudame täiendada üksteist ja me üritasime saada suurtesse kontsernidesse ühtse grupina. Ja lisaks sellele siis saime ka tutvustada Eesti ärikeskkonda ja samas esindada ka neid ettevõtteid, kes kohal ei olnud ja tegelikult see osutus väga nagu edukaks. Mul on seal üks järgmine slaid ka, kus ma näitan, mis ettevõtetes käisime ja need on kõik tegelikult tuntud kontsernid ja selle tulemusena on nüüd juba sügisel on oodata, et üks Saksa ettevõte tuleb Eestisse kaardistama ettevõtteid ja sealt võib kasvada nii investeeringute kui ka üldse muidu, ütleme, see koostöö. Ja sama võiks näiteks täiesti võib ette kujutada näiteks väikelaevanduse klastriga koostööd tehes, et tulla ettevõtete grupiga Saksamaale, kuigi nüüd messi raames me niikuinii oleme, aga see on kindlasti selline pikemas perspektiivis üritus, et sinna tuleb aega võtta, et see on nagu minu kogemus ka, et Eesti ettevõtetel tihtipeale ei ole kannatust, ütleme, et siin elu on ka tunduvalt kiirem ja nad ei jõua seda ära oodata, et ütleme, sellise reisi puhul tuleb kindlasti, et jõuda mingite müügitulemusteni ja koostöö on kindlasti läheb 2-3 aastat vähemalt. Ja siis siin nagu ka Anni veel korra mainis, et me aitame ka, mis puudutab neid erialaajakirjanike pressireise ja praegu momendil ongi 6 väikelaevanduse ajakirjanikku Eestis. Nad saabusid juba siis kolmapäeval, me alustasime Tallinnast, edasi läks Pärnusse ja nüüd täna hommikul nad siis jõudsid Saaremaale, aga mina pidin kahjuks paar tundi varem tulema hakkama, et ma veel nende esimesi muljeid ei tea, mis neil Saaremaal on, aga nad tulevad kella 3-ks, kui on see ühine lestasöömine, siis nad jõuavad ka siia meie juurde. Ja siia ma annaksin oma poolt ka võib-olla selle esimese tagasiside, mis ma juba olen saanud, sest tegelikult neid oli suht raske saada ja neil oli tegelikult ikkagi, nagu siin ennem ka juttu oli, nad ei teadnud Eestist midagi ja oli hästi selline skeptiline suhtumine, et mis seal siis nagu ikka, et noh, kuigi Saarepaat oli niimoodi, et oli paaril ajakirjanikul oli Saarepaat teada, Saarepaat on teinud väga head tööd Saksamaal, neil on nagu ka väga hea koostööpartner, nagu ma olen kuulnud ja nad olid nagu väga elevil ja nõuti ka, et kui Eestis, kui me midagi külastame, me Saarepaati peame kindlasti minema ja ma usun, et see on kindlasti kasuks ka teistele ettevõtetele. Ja see reisi, lihtsalt nagu lühidalt ka reisiprogrammis, see eesmärk oligi, et me külastame mõnede ettevõtete tootmist, samas me pakume nagu proovisõite, aga ajakirjanikud said ise eelnõud välja valida, et kes neile huvi pakub. Et seal on, kokku on 6 ajakirjanikku ja seal paar tükki on, keda huvitavad rohkem nagu purjekad, teised on jälle mootorpaadi. Või siis on ka sadamate ja see pool on ka, et seal on hästi kõik, mis selle merendusega seotud. Ja muidugi seal lisaks juurde veel ka see turismi osa. Et see on hästi kirju, aga samas hästi professionaalne ajakirjanike grupp.
ja seal tuli ka välja paar asja, miks nemad arvasid, miks Eesti kaardil ei ole või millest nad puudust tundsid, oli see, et nad tundsid huvi nagu näiteks šartelluse võimaluste vastu, et saaks, et Eestil nagu see praktiliselt puudub. Ja see võiks olla ka võib-olla investeeringute poole pealt, ma ei tea, kuidas see tasuvus on, aga tegelikult üks tulevikusuund, sest ütleme, et päris tihti, kui meil on siin see purjetamine, see rohkem nagu võistlussport või peab hästi professionaalselt, siis mujal Euroopas on see selline ikkagi võib iga ütleme, see on hästi selline rohkem rahvasportlikum ja viljeletakse hästi palju, et on see suund, et lennatakse kuhugi kohale, võetakse koha pealt paat ja siis sõidetakse ringi, et ütleme Saksamaalt Eestisse muidu purjekaga tulema hakata, see on ikkagi päris pikk tee ja selle jaoks on ju aega vaja, aga ütleme see tavaline perekond, neil ju tavaliselt nii palju aega, et ütleme pensionäridel küll, aga nende nii palju aega ei ole ja tegelikult, et seda suunda võiks kaaluda, et vaadata ka, mis võimalused oleks see nagu Eestis edasi arendada. Ja mulle tundus nagu seal ka, et seal võib nagu et saaks aidata ka, et ütleme Saksamaa poolt sinna saada võib-olla huvilisi. Ja teine valdkond on muidugi sadamad, kuigi sadamad on jälle see asi, mis on suurte investeeringutega ja praegu ei ole. On mõned sadamad ka Poolas ja see võiks olla tegelikult kaaluda võib-olla pikemas perspektiivis ka, et võib-olla leiab sealt ühise koostöö. Ja ma siin hüppan jälle tagasi, et siin viimase punktina oligi, mis me siis nagu ettevõttele pakume, muidugi see personaalne nõustamine ka. Et aidata ettevõtet konkreetselt partneriga kohtumisele ja aidata, mis on siis need turu iseärasused ja ka ütleme juriidilised küsimused ja kelle poole võiks selles osas pöörduda. Ma nüüd ei vaadanud midagi aega, kuidas sellega oli. Et siin on mul lihtsalt, siit ma hüppan üle, mul on siin lihtsalt paar pilti sellest ettevõtjate reisist, et siin on näha ka need Saksa ettevõtted, keda me külastasime. Aga ma võtan siis võib-olla need paar viimast slaidi, et ütleme sellest, mis puudutas seda kevadist reisi, oli see, mis meie nagu saime või mis järeldused me tegime, mis me märkasime, oli see, et me kohtusime tõesti strateegiliste otsustajatega nendes firmades ja ütleme, seda kohtumist oli väga raske saada. Ma kujutan ette, kui üks ettevõte tegelikult, kes hakkab ise üritama ka, ütleme näiteks seal Kion grupiga ühendust saada, et see on väga vaevarikas. Näiteks ma toon lihtsalt ühe näite, et see peab olema, mina pidin vähemalt, ütleme mingisugune, ma saatsin vist mingi 8 meili, ma helistasin iga kord järgi ja siis nad ütlevad, neil ei ole aega, neid ei huvita. Aga tegelikult oli see, et neid üldse nagu, nad ei süvenegi sinna. Sest ütleme, uus tarnija on ebamugav, sellega peab tööd tegema. Et see on see põhiline, tegelikult need ostujuhid on sellised nii-öelda kuningad, nende jaoks on, et ütleme, kuigi ta võib-olla ei ole vana tarnijaga rahul, aga selle uue võtmine, see on selline vaevarikas, sa pead hakkama uuesti jälle temaga tegelema ja see on selline, nad üritavad seda, ma ei ütleks nii vältida, aga nad on väga, ütleme, nendega tuleb vaeva näha, et selles mõttes ongi, et see peab olema natuke jonnakas, et võib-olla siin mõjub, et Hiiu jonn, ma usun kindlasti, kes on Hiiuvad, ma ei tea, kuidas Saaremaal selle jonniga on, et seal peab tõesti nagu järjepidevalt jälle mitte lasta ennast tagasi lüüa ja küsida, kas ikka saab ja meil, ütleme, lõpuks me siis ikkagi saime. Ja ka seal ka kohtumisel näiteks olid sellised asjad, et alguses või tihtipeale näiteks juba kus kohas see müügi või siis sisseostu bürood asuvad. Ütleme, on 4-korruseline elamu, siis on viimasel korrusel. Ja see, näiteks seal ühel suurel kontsernil oli, et hästi hall, hästi tume, kui sa hakkad seal, kujutan ette nüüd
ettevõtjana minema, see on kõik kall ja pime selline, sa muutud järjest väiksemaks. Ja see on tegelikult, ma kuulsin, see on nagu ka strateegiline nipp. See tähendab seda, et sa oled juba enne niimoodi maha alla vajutatud ja see mõjutab näiteks ka neid müügiläbirääkimisi. Ja kõik nad ütlevad ju, see on ju loogiline, et see kõik on kallis ja üldse tegelikult meid üldse ei huvita. Aga tegelikult seal on mingi niimoodi, et seal ei tohi selles mõttes jonni jätta ja seal tuleb ikkagi leida neid argumente ja see on tegelikult selline tüüpiline viis ka, kuidas saaks hinna alla pressida juba kõigepealt alguses ja siis vaadata ja siis ma tulen sulle vastu, et pakun siis ikkagi ütlen natuke, et seal on sellised mängud, et seal on nagu sakslased päris sellised umbusklikud ja päris sellised, et ütleme, sakslane on üldse selline natuke, et tema ei näe nagu, tema näeb kõigepealt kõik need riskid ja siis, et ütleme, kui meie või ameerikalik mõtlemine on rohkem see võimalus, et arendada uus äri, siis sakslasel on pigem see, et ta vaatab kõik need riskid ja kõik on paha ja selleks tuleb ka ette valmistada, kui saada endale kas investorit või äripartnerit, et sellele tuleb mõelda ennem, et mitte, et sakslane ütle kunagi, et proovime, vaatame. Et talle tuleb ennem need argumendid väga täpselt läbi mõelda ja öelda, et anda talle see kindlus, et see on ikkagi seda väärt. Ja aga mis üks huvitav asi, mis ma ka siin lõpetuseks tahaks öelda, oli näiteks see, et kui me räägime, kes siin oli, et kui meie arvasime ka, et need suured seeriad on need, mis ütleme suurtel kontsernidel on tegelikult, ei ole nemad ka huvitatud tihtipeale suurtest seeriadest, nad tahavadki selliseid väikseid seeriaid, et see oli tegelikult meile selline positiivne üllatus. Ja see, ütleme, mis meie nagu võimalus nagu oleks, on paindlikkus, mis on kohutavalt oluline, et kui me suudame kiiresti reageerida, et saada, ütleme, sinna näiteks tarneahelasse sisse, et see on nagu üks selline punkt, mis on nagu ka üks, ütleme, võib-olla Eesti see eelis. Sest ütleme, sest see esimene mõte on alati ongi see, et Eesti on väike, Eesti ja mind üldse Eesti ei huvita ja see on see suhtumine, mis on ja see tuleb üritada ära kummutada. Selge, aga siis ma võtan lihtsalt selle viimase slaidi veel, kus siin oli, ma ei tea, kus siin Valda tuleb rääkima Soomest. Et tegelikult seal oligi mul mõeldud, et me võib-olla koos räägime, mis on Saksamaa ja Soome vahe. Et ütleme, kui soomlasel on Eesti suht tuntud, siis sakslased ei tea tegelikult Eestis mitte midagi. Ja nad ei tea isegi Soomest väga palju. Ja seda tuleb teada, nagu see on selline, ütleme üks, et meil võib olla see enda uhkus, aga tegelikult ja nad on ja reeglina, et kõige raskem ongi saada see sakslane siia, kui ta juba siin on, siis mina tean väga väheseid juhuseid, et nad on negatiivselt ära läinud. Aga nad ei ole valmis tulema sinna, sest nad mõtlevad, et see on vaja raiskamine, ma ei hakka tulema. Ja see on selline veenmise ja selline mänguline töö, et nad saada korra, et nad saaksid selle maitse suhu ja siis on nad nagu ka käes. Just, aga aitäh, Riina. Võib-olla anname vahepeale sõna Valdarile ja siis juba küsimused ja meeleavaldused, eks ole, tulevad ühiselt. Ma arvan, et meil on juba see meil on väike varu. Visioon, nüüd on meil visiooni jaoks aega, ajakavaliselt, sest nagu reisidele seminaridel on üks tähtis asi, et ajagraafikut pidama. Just, et ma tean, et Valdar eile õhtul kell 1 öösel jõudis Soomest tagasi, olles hommikul sinna läinud ja otse hommikul lennukiga siia, nii et ajakavalised märkused on asjakohased. Ma ei tea, kas lennuk täna on suurim riskitegija, sest kui me Jüriga rääkisime tulekust, ütles, et kas ikkagi tuled lennukiga ja aga tundub, et nüüd vist juba lendab kenasti. Aga see on hästi oluline, sest ka reiside planeerimisel, kui sa pead alati mõtlema, et kas saab ajakava koostada või mitte, või öelda ka niimoodi näiteks, ütleme, et tänu lennukite ebakindlale lendamisele täna teie Saaremaa suurim eksportija Incap tegi kunagi kontori Ülemiste Citysse, et kui lennuk ei lenda, juhtkond tuleb Tallinnasse, ei lenda, siis nad saavad seal nõu pidada, nii et kui nüüd praegu on see risk kadunud või vähenenud, see on väga hea nii nende seadmete kui ka motiveerituma lennuki operaatori puhul. Ma räägin veerand tunni jooksul natuke erinevate inimeste
mõtetest ma niivõrd ei keskendunud, kas nüüd eksport, investeeringud, aga et kui te saate ühest või teisest asjast, sest investeeringute saamine on tahte küsimus. Jorma Elorand on mees, kes oli Metso peadirektor Soomes, üks tuntumaid tööstuskurusid ja tal anti eelmise aasta oktoobris Soome peaministri poolt või maasministri poolt ülesanne, et pane kokku raport, et kuidas Soome saada investeeringuid. Ja siis see oli esimene tees oli, et investeeringute saamine on tahte küsimus ja samamoodi on Eestis, olen ma küsinud, kas me tahame saada investeeringuid, kas me tahame saada välisinvesteeringuid, kui me tahame, mis me selleks teeme. Soomes öeldud, et peab olema siis möödasõiduteed ja nii edasi, selles möödasõiduteed, et kui me midagi tahame, siis me peame seda ka näitama. See on alati ja koosneta tegelikult lihtsalt on see, et mida me tegelikult tahame ka väikelaeva ehitajatega, mis meil vajadus on, mis oskused meil olemas on. Ehk minu näiteks tuleb kohe küsimus see, et lugedes ka seda Pambertson uurimistegevused, et kas need uurimistegevused, nii materjalide, elektroonika asjade osas, kas nad on mõeldud klastri jaoks või on see koht, millega teha koos Saksamaa või miks mitte ka Poola ülikoolidega või kui need lahendused on saadud, patenteeritud, siis neid müüa välismaale. Ehk et mis on nagu see eesmärk või et kuidas neid sakslasi siia saada, siis tulebki siis kõrgetasemeline komposiitmaterjalide konverentsi teha ja küll nad siia kohale tulevad ja muu hulgas on neile maha müüdud ka kogu turism ja väikelaeva ehitus, sest alati ju iga investor on turist, ööbib, sööb on hästi oluline ja iga turist on potentsiaalne investor. Siis loomulikult on see, et mis on see meie väljakutse, näiteks keda Saaremaal on, kas noored naised lähevad ära Saaremaalt selleks, et ei ole tööd, tehasiteks tööle minna ei taha, et mida siis me vajame, näiteks me vajame neid samu tugiteenuseid, neid võib ükskõik kus kohast osutada. Ja siis lõppkokkuvõttes on just see, et mida me siis selleks tegema peame. Aga need mõned targemate inimese, kes on spetsialist, mina usun üks võrgustikku või õieti nagu üks kärgvõrgustikku, ehk sa jagad oma infot, oma teadmisi, mitte ainult, kui sul on mingid uurimustulemus ja asjad, et sealt tuleb see palju parem tulemus. Ehk näiteks, ma räägin natuke Soome mentaliteedist, et kui me arvame, et Eesti on hästi vinge ja Soome on bürokraatlik, siis tegelikult Kalle Pedak, kes on üle 20 aasta tegutsenud, on nii Eesti kui Soome advokatuuri liige näiteks. Et samad väited ärikühased tegelikult Soomes on lihtsam, notaritel üldse vaja, lepingud suuliselt toimivad, asjaajamine toimib, et selles mõttes, et me peame alati ka vaatama, et mis need maad või mis need eelarvamused on. Ehk me ei saa praadida endas ka, et me oleme nii head, et meil on kõik toimub. Me ütleme, et meil on 18 minutiga asutame ettevõtte, aga kui välismaal ütleb, jaha, sul on vaja ikkagi seda Eesti ID-kaartu või Soomes on vaja, soomlastel on ka vaja seda nende ID-kaarti, mis on 6% soomlastel ja 6% võib-olla veel 6% on need PIN-koodid olemas. Ja võib-olla siis sellest 6% PIN-koodid on võib-olla 6% kuna ei kasutanud. Et selles mõttes need alati ehk selle slaidi idee on see, et eelarvamuste vabalt. Meil on Helsingis ekspordikonsultant Aurelio Lorenz, ehk siis tema on välja toonud, et just, et sa pead ikka turgu uurima ja võib-olla Eesti ja Soome vahel on üks ka suurimaid väljakutseid see, et kõik me teame, mis Soomes toimub. Soomes ütled ka, ma tean, mis Eesti on, ma käisin aasta 92. Et need on hästi olulised, ma olen kasutanud ka terminit lähipimedus, et teatakse küll, aga tegelikult on ikkagi vaja nagu süveneda. Ideaalklient, koostööpartner, et keda te tegelikult tahate saada. Et investeerimiste puhul on ka kunagi oli nali, kes turisti kohta, kes on Eesti jaoks parim turist, seda võib ka laiendada investori kohta. Kes on Eesti jaoks kõige parem turist, mida me tahame talt? Ja parim turist on see, et lendab lennukiga üle, viskab raha alla. Et me saame tast kasu, aga vastu anda nagu ei ole saanud investeeringutega. Et investeeringud, nagu räägime, mis võimalused on ettevõttel oma äri arendamiseks.
tule Saaremaale, ma ei tea, kas ehita nüüd laevatehas või osta mingid tooteid, kuna meil on see ja see kompetents olemas. Meil on see ja see võrgustik olemas. Tõenäoliselt ma seal mõtlesime selle koha peale, et kui on ettevõtted, kes siin teevad nagu riigitellimusi ja eratellimusi, tavaliselt on nii, et rasketel aegadel võib riigitellimusi tellitakse rohkem. Et see klastri eelis võib olla ka see, et kui teistel üldse tööd ei ole ja riigitellimus on tööd, siis saab omavahel kas või nagu töö kindlasti mingil määral ka toimib. Et neid teha. Siis hästi oluline jälle usaldusväärsus ja oluline, seda võib kokku võtta ka, et kuidas saada oluliseks. See on ehk kõige olulisem, et kuidas muutuda oma klientide, oma ka esindajaks oluliseks. Näiteks kui Saare paadil on väga esindaja Saksamaal, aga kui Saare paadil lisaks on tal veel paar paadi esindust, mis tavaliselt ei ole, aga võib-olla ka on. Ja nende vahel, kes on siis olulisem, keda sa müüd. Ja see on just see pool, et Eestis öeldakse ka, et aktiivne müük tihti on nii, et me täna jätame kõrvale agressiivne ootamine, et klienti, aga aktiivne müük on tihti, et me lihtsustame seda, me oleme kõik käinud Peep-Ainu koolitusel, teinud tabeled iga 5 minuti jooksul. Tänaval raamatumüügis ei pruugi pädeda, ütleme, et kliendi suunas, see võib-olla pädeb ööklubis, et 20 korda küsid ja 1 kord näkkab. Et see on need on alati asjad, kuidas on olulised, tegelikult kuidas muutuda selliseks, et tahetakse siia tulla, mitte see, et sa pakud välja, et tulge nüüd kuidagi siia. Ja ma arvan, Saaremaal on ka, ja tervel Eestil on hästi palju häid võimalusi. Ja Priit Raudised taustaks on üks vähesed eestlase, kes on olnud, Wallenbergi grupi Electroluxi Baltikumi juht, on olnud ka selle sama grupi Soomes Heinola Soomil tegevjuht pikki aasta, ehk siis Soomes ja Rootsis tippettevõtteid juhtinud ja täna aitab teha niisuguseid projekte, ehk siis suurte Metso, Sandvik, globaalsed suured firmad, et nendega panna need tarnijaid Eestis kokku. See on usaldusväärsus, ehk siis olulisuse pool, ehk siis küsimus see, et miks siis väikelaeva ehitus või Saaremaa tervikuna võiks olla oluline maailmale ja selgelt on oluline kas või juba Kaali kraatri pärast. Ja see üldse ebaoluline asi, et kuidagi saada, et tulge ka muud. See samamoodi nagu ristmüük, et kui midagi toimub, et mida saaks muud veel näidata. Et ma ära ei unustaks näiteks jälle see ükskord oli esimeses kohas, teises kohas oli Ingap, et Ingap teadupärast või mitte teadupärast avab paari nädala pärast laienduse siin ja sealt tuleb ka üheks päevaks või peale lõunaks üheks ööks ka nende kliente. Ehk jälle kohalikele Kuressaare, Saaremaa, et küsida siis uue Inkapi juhi käest, et mis on teie programm, kas me võime mingi lisaasja teha, teeme veel mingi, et kliendid, miks mitte ka tõest ajagraafik on piiratud, aga kas või näidata kas paadiehitust või mingit muud asja või siis olla seal juures. Või teine hea näide, Enerpointi juht Erik Kerberg tuleb välja, et on Kuressaare volikogu juht. Et samamoodi, ehk Saaremaal on maailma suurim saunaelektroonika valmistaja. Kas see võiks kuidagi ka matchida, et on maailma suurim? Või vähemalt maailma olulisem, kuna ta teeb 2 suurimale neid asju. Eelmine aasta ilmus Kaupaletis 10. novembril uuring, et 5000 ettevõtet Soomest ära minemas, suurim osa läheb Eestisse või tahaks minna Eestisse. Ja see oli samal päeval, kui minister Parts kohtus sealse majandusministriga, mul oli esimest korda võimalus olla nende lõunakohtumisel kaasas, siis kui minister küsis teiselt meest Parts, et meil on see mees, las see räägib. Ehk tegelikult see oli ka, tuleb panna ka konteksti, samaaegselt toimus ka Soomes ametiühingu 3-poolsed läbirääkimised. Ehk siis Eesti me peame eraldama, mis on huvi ja mis on nagu tegelik asi, ehk Eesti on täna nagu Soome mõistes nagu huvi nagu näitaja, et jah, et siia tasuks investeerida. Näiteks Soome valitsuse partei noored tegid oma viimasel partei kongressil romanemismärgid, et siirdage üritus Vironeks, siirdage oma ettevõtte Eestisse, mis tegelikult näitab seda, et Soomes peame muutma teatud investeeringute maksusüsteemi. Eestis arvab, mitte see tähendab seda, et viige töökohad ära Eestisse. Ja ma lihtsalt tõdesin selle peale see, et hetkel me veel ei ole vaja sisse viia
ettevõtlusasutamise viisat Soomest Eestisse, et nii palju neid ei tule. Eesti reageerimine on muidugi see, et kas me üldse midagi vaja teha enam on, kuna kõike toimib. Ja selle tulemusena Soomes selle küsimusele vastasin ma esimesed 2 või 3 aastat aga täna on Helsingi esinduses on meid 3,5 inimest. Igaüks ütleb, et me oleme parimas kohas, kaart on pööratud vastavalt sellele, kuidas see maakera paistab, ehk siis investeeri ükskõik kuhu, samad jutud, aga tegelikult mis nüüd on päris head, mida saaksite nagu võtta neid arvesed, et vaadake just selle investori vaatevinklist, mida nemad vajavad. Et võtte ka naabritelt laenata, mida ka näiteks nagu väikelaevaklastrid, mida teised teevad. Ja poliitika ei ole väga palju vaja tegeleda. Saanud jälle need võrgustik, näiteks ütlevad järelmüüjad, väga head lood. Ma ka lugesin klastri paberit, et eelviikingite ajal Salme küla on seal Tehumardi pool. Ma olin seal ka EUS 8 Tiirimetsa abruka rühmas. Minu ehitatud on Tallinna tänava osa äärekivest ja lossi aiast. Ja maha lõhutud see autahvel, kus need 3 tamme on seal ära puhastatud võsast. Ja selles mõttes ka, et inimesed on hästi olulised. Kui teil on investeerimiskonsultandid, tõstke nad ülesse, näidake neid. Ja samamoodi on see, et just see ristimüük, ehk teil on erinevad teenuseid. Loomulikult brändist me rääkisime täna hästi palju, väga oluline. Ja ongi, et kohalikud kontaktid, kui ma räägin investoritest, et Saaremaal täpselt need samad ettevõtted, kes on, küsige nende käest, miks Inkep tegelikult börsi neil väga hästi ei lähe, aga esimene välismaa börsiettevõte maailmas, kes on toonud oma tippjuhtkonna Tallinnasse või Eestisse. Tallinnas istub neil kontserni peadirektor, personalidirektor ja kolm nendest istuvad Tallinnas ja just samamoodi jälle see järelteenindus, et kui tavaline nali on, et müügimees on siis, kui lubadused lõpevad siis, kui pidurituled enam ei paista, tagatuled enam ei paista, et seda nagu teha. Ja lõpetus siis paar seda asja veel ehk Helsingis tegime Eesti Maja, kõik olid erinevad organisatsioonid. Enne seda olime Mariankadul presidendilossi taga, Lennart Meri oli töötanud, keegi külas ei käinud. Ütlesime, et tahaks Eesti Maja teha, oli mingi 10 aasta projekt, siis öeldi Eestis, et nüüd on meil kriis, me ei saa raha teile anda, siis me ütlesime väga hea, et kui oleks raha saada, oleks pead hanked tegema. Kui raha ei saanud, siis saime osta parimaid tooteid ja nii tegelikult see on. Nüüd on meil käinud mõlema riigi president külas, ka Eesti riigi president ja erinevad ministrid. Siin on räägitud ka Saaremaa brändist, et Saaremaal, kuidas neid ütlevad ka koosolekuid teha. Ma käisin ka aukonsulitega, Soomes Eesti aukonsulitega Saaremaal ja ooperipäevadel. Ehk nagu ma arvan, idee on olnud õhusust. Urve Tiidus ka noogutab, et teeb ära, eks on ju. Et see on nüüd näide, mis on Boris, et Soome Arena, ehk siis see noormees punas on Angry Birdsi Peter Westerberg pärit Borist. Seal on tippfirmade juhid, ehk siis kas siis võiks Saaremaalt ka Eesti sisene, ka rahvusvaheline koht, et me ei räägi nii palju Saaremaast, ja Saaremaal on koht. Siis ma vaatasin, et Enkulile pole vist nagu Tallinnasse jõudnudki, et ta siin täna hommikul nägin jälle siin liikumas ooperipäevadest, et neid ära kasutada ja nad saaksid kaasa mõelda, ehk siis on lihtne saada. Kui tahate brändimist õppida, 30. august Nokia kontserdimaja esitleb soomekeelset raamatut pluss puhastusfilm. Soomlastele müüakse paketti, kus on laevapilet, autogramm raamatus, seda lehest lugesite. Nii et kõik on meil olemas. Lihtsalt valime, mis me tahame ja hakkame pihta. Aitäh!